Jah, jahimees ja jahilugu küll, aga ma kogu aeg ma ei ole jahimees olnud. Aga ma võin öelda, kuidas ma sinnamaani sattusin. Ühel hommikul täpselt kell 5 jõudsin ma koju. Tegin koduukse lahti. Aga siis sain naise käest tainarulliga vastu pead. Ei mäletanud midagi. Silma tahti lõin, siis naine lohutas ja tegi niiskilampiga vastu nägu. Anna andeks, kallis, ma unustasin ära, et sul oli õine vahetus. Peale seda ma mõtlesin, et hakkaks õige ettevõtjaks ja sellepärast ma olen natuke paremini riides. Päris nendega metsas ei käi, aga ettevõtja ikkagi peaks niiviisi välja nägema. Korralik talumaja sai ostetud, jah, metsa sisse. 5 tuba on sees, kööb ka. Ainuke viga, et WC, käima on hoovi peal, aga selle ma tegin ise oma kätega. Ilus südame, kujuline aken on ukse peal. Saab sisse vaadata ja välja vaadata. Elektrit ka ei ole, see on see suurem viga, aga ise mõtlesin, et mis viga see ikka on. Eesti Energia muidugi pakkus ka, et maksa 250 000, siis on elekter olemas. Saate isegi aru, sellepärast elektrit ei ole praegu. Aga mina mõtlesin selle peale, kus on eksootika. Petrooleumlamp muidugi, vanasti saadi kogu aeg sellega hakkama. Petrooleum oli, ütlesin petrooleumlambid kasutusele, väga hästi saab hakkama. Isegi tikud leiab üles pimedas, kui vaja. Siis mõtlesin, metsa on 5 kilomeetri ulatuses ümber ringi, sood, rabad, keegi sinna ei tule eriti. Metsloomi ümber ringi, oi kui palju. Siis ma siis otsustasingi teha Veretu jahikeskuse. Loomi on, inimesed tulevad linnast, pildistavad, praegu on ju palju neid konkursse, kes võidab parima loodusfoto või kes parima loomafoto. Mõtlesin, et las nad tulevad, pildistavad, saun on mul ka, saame kenasti sauna teha, hommikul lähevad metsa, teevad oma pilte, raha, aga tuleb minu tasku. Ja see mulle sobis. Ja see nimi ilusti Veretu jahikeskus. Väga looduslähedane. Aga muidugi turiste on igasuguseid. Esimene punt kohe, kes tuli, oli ka talvel. Ja esimene asi kohe linnas sauna, saunas joogid, nii see tavaliselt on. Ja peale seda kohe sätivad nemad ennast magama. Mõtlesin siis, et väljas külm ilm ka, et kemps on hoovi peale. Et kuulge, ma panen siia pildid ka ukse peale. Aga kuidas keegi mõistis? Mina arvasin, et neil hea jalga panna. Ja nemad siis selle asemel arvasid, et need on täitmise jaoks. WC-s käimise asemel läksin hommikul vaatama, pildid olid ääreni täis. Ei midagi, valasin tühjaks. Jaa, tahtsin rääkida seda lugu. Eelmine nädal oli. Pidid külla tulema 3 linnaturisti. Siim, Jaan ja Fidel. Mõtlesin, ime, 2 Eesti nime, mis on võõrapärane mehe. Praegu käib nüüd väljamaalas küllad. Fidel, aga mis pagana keeles ma taga rääkima hakkan, inglise keelena on vilets, vene keelt niikuinii keegi ei oska. Küll on homne päev näha. Läksingi järgmine päev vastu oma autoga ja mul on ilus auto, ilus selline, kõrgem. Isegi koer mahub alt läbi. Metsas sõitmise jaoks, vanemat tüüpi ka, aga liigub hästi, isegi kui paigal seisab näiteks spidomeeter 40. Sain siis linnaservas meestega kokku. Siim oli, Jaan oli, Fidelit ei ole. Küsisin siis, et teid pidi nagu 3 olema, et kus siis Fidel on. Mehed hakkasid naera, ei, Fidel on seal puuris. Ma vaatasin, tõesti Fidel oli kass. Ega midagi, hakkasime siis metsa poole sõitma või minu tallu. Küsisin, et miks on kassil nii imelik nimi oli. Jaan siis rääkis, et jah, sai kass kunagi võetud, et selline isane kõuts, naine muidugi oli selle vastu, et
ei midagi, peame ära kastreerima. Muidu hakkab võõrastega asjadega kaklema ja ei istu kodus ka ja kisab ka. No, peale siis vetkliinikus käimis olidki nad pannud selle nimeks siis Fidel Castro. No jah, ka midagi siis sõitsime. Äkki oli riske jänes tee peal. Ilus selline. Ja, aga Siim, kuidas seda nägi, kargas kohe autost välja, mobiiltelefon kätte, et jänesest pilti saada. Ütlesin, kus saada? Jookse. Meil alles pool teed ees, aga tema pauguga uks kinni, selle peale ehtus jänes ära, pani putku metsapooli Siim järgi. Siim muudkui järgi, lõpuks tegi jänes haagi metsa, Siim ka haagi metsa. Nii ta ära kadus. Jaaniga otsisime 2 tundi pärast metsast taga. Ja, leidsime ta lõpuks puu otsast. Oli jänes ära kaotanud. Mõtles, et ronib puu otsa, et vaatab seal binokliga, kuhu jänes läks. No, aga jänes oli kaval. Jänes istus sama puu all ja vaatas, et Siim teda ei märkaks. Noh, tore lugu küll, aga noh, nii me saime ta vähemalt kätte. Jõudsime siis koju ja esimene asi muidugi õhtu ka, et vaja paras aeg sauna minna ja linna lõdvad endalt ära maha pesta. No läksime siis sauna, no sai seal räägitud igasugust juttu. Isegi Fidel tuli sauna, sava püsti, ilus tuli püsti. Ma mõtlesin küll, et kassid kardavad sauna. Ei, tema oli nagu Fidel ikka ei kartnud ta midagi. Ma ei tea, kuidas meil siis jutt läks siia-sinna, õlut oli ka ja läks jutt millegi pärast lumeinimeste peale. Ma ei tea, võib-olla ka selliste imelike kuulutuste pärast, et noh, ajalehes on vahel selliste imelike kuulutusi, et müüa vanema tüüpi auto, mitte midagi pole näha. Või vahetada mees, kelle lemmiksöögiks on küüslauguga sibul, teise samaväärse vastu, kellel on teine lemmiksöök. No, siis keegi nagu mainiski, et kuskilt kõrgmäestikust leiti üks tundmatu inimene ehk Jetki, kes täpsemal uurimisel osutus alimentide eest kõrvalhoidvaks oskajaks. Noh, aga niiviisi see jutt sinna läksega. Ja siis kustus petrooliumilamp ära. Aga viga midagi, tõenäoliselt sai petroolium otsa, no mis seal on siis. Mõtlesin, et olge rahulikud, ma lähen toon aidast petrooliumi. Võtsin siis lambi ja läksin siis aita. Aga petrooliumi olin ma pand ja laste eest ülesse kõrgemale viimase riiuli peale. Nagu ma seda sealt upitasin, sain petrooliumi kätte ja siis libisesin. No, ma ei tea, mis mul selle selga kukkus, aga üks oli, millest ma kinni sain, oli 10-liitrine vaarika siirup. No, suvi otsa kogusin, tegin vaarika siirup, nüüd oli isegi üleni minu selga. Aga siis ma olin magus mees. Tundsin ennast hästi. Aga noh, öeldakse, et õnnetused käivad ikka käsi käes. Kui ma välja läksin, on veel lampi põlema pannud, läksin kogemata koti vastu, kus olid padjasuled sees. Ja niiviisi see mulle selga ländaski. Siis mul tuli meelde kooli ajalootund. Jah, kuidas vanasti inimesi karistati. Neid määriti küll tõrvaga ja vastati sulgedega sisse. Aga mina olin magus ja sulgedega. Mõtlesin, et kuidas ma nüüd saunga lähen. Et noh, ka, aga noh, petrooliumlambi sai põlenud. Aga siis seda lugu, kui ma sain sauna ukse lahti. Ma ei saanud midagi öelda. Ainult üks pesukausidega oli. Mul oli ka suuremad pesukausid. Siim ja mõlemad pesukausi alla peitu. Vaene Fidel käis ümber ringi 2 käpaga. Temal ei olnud pesukaussi. Ma siis jäin ka tükk aega seisma. Mis nüüd saab? Siis kuule. Siim ütleb pesukausi alt. Kuule, ära talle silma vaata. See ajab ta tigedaks. Siim ütles vastu. Kuule, piilu sina.
äkki nemane, siis on lihtsam. Siin vastu. Tule ära räägi, emased on need kõige hullemad murdjad. Seisi siis tükk aega veel. Siis äkki ütleb Siim. Kuule ei, see on vist isane. Ma nägin, kui tal riistad rippuvad. Ja on selle peale. Kuule, äkki saad sina ennem minna. Mul siin kausi all keps ei tööta. Mina ei julge ka minna, ma ei näe midagi. Kuule, pista pea kausi alt välja. Kui ta sind kinni peab, ütle, et oled kilpkonn. Ära targita, mine sina esimesena. Ei, ma mõtlesin, et ma olen teisena. Tal on siis võib-olla kõht täis. Siis ma ei suutnud enam naeru pidada ja ütlesin, kuulge mehe, noh, mis teil viga on? Oi, see oli kolin siis. Selline prekli kolin. Ja nad tahtisid mind suu ammuli tükk aeg. Aga lõpus lugu küll. Peale seda saime muidugi veel veini ja õlut võtta. Nii et päris lõbus oli. Ma ei tea, kuidas ma nii vajusin pärast ära, aga hommikul tulin ülesse. Läksin peegli ette ja vaatasin päris tükk aega. Läks 15 minutit mööda. Ja kui oli pool tundi mööda läinud, siis hõikab naine köögist. Kuule, Ants, tule nüüd ruttu, kohv on valmis. Õige, muidugi Ants, jah, muidugi Ants. Nii et noh, ei ole see turismitalu pidamine väga lihtne midagi. Aga no, ega ma kellelegi keele, kui soovite ise, võite ise pidada. Ma siis nüüd lähen enda nime uuesti meelde tuletan.